Tere, olen Jaanus AI partnerist. Selles videos näitan sulle, kuidas luua Microsoft Copilotis agent, mis on siis treenitud sinu poolt üles laetud dokumendiga. Tuleme siis oma Microsoft 365 chat kontole. Kõrvalt vasakult vajutame New Agent ja ta avab sellise vaheakna. Tuleme siia Describe poole peale ja kirjeldame siis süsteemile, missugust agenti me tahame luua. Sa oled AI partneri assistent, kelle eesmärk on nõustada kasutajaid siis AI partneri tehisintellekti poliitika dokumendist lähtuvalt ja sa tohid lähtuda ainult selle dokumendi sisust. Natukene mõtleb, mul on see süsteem või programm, siis kus ma ei pea trükkima, vaid ma hoian kahte klahvi all ja ta kirjutab minu eest. Natukene naljakas on see eesti keel, jätab need ööd ja ääd sisse, aga see vajab veel õpetamist. Nii, siis ta tuli meile tagasi vastusega, et muutsin agendi nimeks AI partneri assistent ning lisasin kirjelduse ja juhised, et agent nõustab ainult AI partneri tehisintellekti poliitika dokumendi põhjal. See nüüd on mõeldud selle jaoks, et kui teie ettevõttes, teie töötajatel või teil endal tekib küsimus, missugust tehisintellekti lahendust me tohime siis kas avalike dokumentide, ärisaladuste või ka rangelt GDPR-ist lähtuvate dokumentide analüüsil kasutada, siis see sisedokument, mille loodetavasti te kõik olete endale tänase seisuga loonud, aitab meil aru saada, kus on ohud ja mida tohib teha ning mida ei tohi teha. Vaatame siis konfiguratsiooni poole peale. Nimi on tal AI partneri assistent. Tegelikult ta võiks olla, paneme talle THI ja policy. Rohkem tähemärke ma ei saa panna, siis ma jätan ta niimoodi. AI partneri tehisintellekti policy assistent nõustab siis kasutajaid AI partneri tehisintellekti poliitika dokumendist lähtuvalt. Tal on siis instruktsioonid, on siis tema eesmärk, et ta on siis kasutajale abiks. Ta on nagu väga konkreetse teadmiste ja oskustega töötaja, siis lähtub ühest konkreetsest ette antud informatsioonist. Kuidas ta vastama peab? Siin on praegu öeldud, et vasta selgelt ja lühidalt. Võib-olla me tahame, et ta vastaks selgelt, aga põhjalikult ja pikemalt, siis me saame tulla ise pärast neid instruktsioone siin muuta. Mis on siis tema oskused? Töökäik, näiteid, eks ole, kui kasutaja küsib, kuidas käsitleda andmekaitset, otsi vastav osa dokumendist, too välja ning selgita seda. Ja piirangud. Ära vasta ühelegi küsimusele, mis pole otseselt seotud AI partneri tehisintellekti poliitika dokumendiga. Nüüd tema lisakontekstiks või ajuks pigem ma annan talle siis AI partneri tehisintellekti poliitika, see on versioon 1, ajas need kindlasti muutuvad, mis siis lähtub nii GDPR-ist kui ka muudest vajalikest nõuetest, et me siis ohutult ja oskuslikult kasutaksime oma ettevõttes tehisintellekti mudeleid. Võtab üks hetk aega, kui ta selle dokumendi siia üles laeb. Nii, sellele ma annaksin ka võimekuse ehk capabilities, et ta saab mulle dokumendi vastu luua. Ehk siis mina näiteks olen uus töötaja teie ettevõttes ja ma tahan teada, kas ma tohin ChatGPT-d kasutada, ma tahan teada, kas ma tohin helisalvestuste transkripte, mis me oleme Teamsi miitingutel saanud, näiteks väliste klientidega, kas ma tohin neid analüüsida. Ja kui ma tahan endale siukse spikri luua, mille ma välja prindin ja meeles pea paberi ja panen laua peale, siis ma saan seda siit kaudu teha.
Üleval paremal vajutame Create ja siis ta loob meil selle agendi. Siin ees on meil nüüd siis AI partneri tehisintellekti policy assistent ja anname talle mõne testküsimuse. Kas ma tohin ettevõtte sisedokumente analüüsiks üles laadida ChatGPT Plus kontole? No, ChatGPT Plus konto on siis pigem tavakasutaja konto, mitte siis GDPR-ist ja turvalisusest lähtuv konto, mida me siis teatud dokumentatsiooni puhul kindlasti ei kasuta oma ettevõttes. Natukene mõtleb, siis ta näitab ka, et ta otsib meie sellest konkreetsest poliitikast seda informatsiooni. Ja lühike vastus on üldjuhul ei tohi ettevõtte sisedokumenti ChatGPT Plus kontol ehk siis tarbija kontol alla laadida, ehk siis tegelikult üles laadida, sõnastus oli vale, kui need sisaldavad konfidentsiaalset teavet või isikuandmeid. Ilmselgelt ChatGPT Plus konto ei ole sellise tegevuse jaoks mõeldud. Siis on veel see, millal on lubatud, sõltub dokumendi siis andmetasemest. Näited, sisemised protsessijuhendid, töömeetodid, anonüümiseeritud materjalid. Kui teil on sisemised protsessijuhendid, kuidas te kas siis admin tasandil või ka tootmise tasandil mõningaid protsesse väga optimeeritud kujul läbi viite, siis see on niisugune, me võime neid sinna panna, ei ole seal võib-olla konkreetseid nimesid, aadressi ja pangakontode numbreid, aga kui me ei taha, et need potentsiaalselt lähevad laia internetti ja on ka tulevikus teistele meie näiteks konkurentidele leitavad, siis me seda ikkagi ei tee. Millal on keelatud? Konfidentsiaalne teave, näiteks lepingud, äristrateegiad, hinnakirjad, finants- ja kliendianalüüsid. Ilmselgelt ChatGPT-sse me sellega ei lähe. Millises tehisintellekti tööriistas ma tohin analüüsida konfidentsiaalseid raamatupidamisandmeid? Ootab. Ja paneme siis meie sisendi teele. Kui nüüd need vastused, mis siit tulevad, ei ole päris need, mis te tahaksite, et need oleksid, või kui te märkate, et ta teeb vigu, siis te peate tulema selle assistendi juurde, vajutama siia 3 punkti peale, edit ja minema muutma kas siis esimesel juhul tema juhiseid või siis kontrollima üle oma ettevõtte sisese tehisintellekti policy, kas seal sees on midagi vastukäivat, vastuolulist või midagi on valesti märgitud. Laseme tal luua ühe niisuguse lihtsama juhise ka siis tava kontoritöötajale. Olen esimest päeva töös AI partneris ja ma sooviks lühikest ja tavakasutajale arusaadaval viisil välja toodud dokumenti, anna see palun Word dokumendina, et ma saaksin aru, mida ma tohin teha tehisintellektiga ja millistes tööriistades ma tohin teha siis oma tööd tehisintellektiga ja ühtlasi ka, mida ma ei tohi teha ja kus ma ei tohi teha. Nii. Sai siis oma vastusega valmis. Olen loonud siis, või ütleb meile siis, et on loonud lühikese ja tavakasutajale arusaadava Wordi dokumendi, mis selgitab siis järgnevaid aspekte, mida sa tohid teha tehisintellektiga, millistes tööriistades tohid AI kasutada, mida ja kus ei tohi teha ja mida teha siis, kui oled ebakindel. Võtame selle dokumendi lahti ja ta lõi siis AI partner lühijuhend töötajale, mida võib teha, ühtlasi kus ja millistes tööriistades tohid AI kasutada ja mida sa ei tohi teha, kus kasutamine on keelatud ja kui sa ei ole kindel, eks ole, siis küsi AI vastutajalt või projektijuhilt. Ja sellise lihtsa assistendi või agendi siis
oleme loonud endale siin MS365 keskkonnas, kus siis iga töötaja oma kontol, kui talle on see assistent jagatud, saab tulla ja küsida täpsustavaid küsimusi, selgitusi, leida üles ohukohad ja selle najal teha targemaid otsuseid. Tänan vaatamast ja loodan, et leidsid sellest videost ideid, kuidas tehisintellekti oma töös rakendada. Iga ettevõte saab tehisintellektist kasu. Oleme siin, et teha see sinu jaoks lihtsamaks. Vaata lähemalt meie veebilehelt.